Tere! Täna vaatame ühte Vana-Kreeka poolist lähemalt ehk tutvume Ateena linnriigiga. Tänapäeval on Ateena linn Kreeka pealinn, aga vanaajal oli Ateena ainult üks paljudest Kreeka linnriikidest, ehkki see oli üks võimsamaid nendest. Ja sissejuhatuseks läheme aastasse 508 enne Kristust ja sinnasamasse Ateenasse. Selleks ajaks on Ateenas pikalt võimul olnud türannid ehk ainuvalitsejad, kes on muutunud julmaks ja õelaks. Pidevalt mõistetakse inimesi ebaõiglaselt süüdi ja hukatakse. Lõpuks saab Ateena elanikel sellest kõrini. Nad kogunevad Akropoli ehk linna kindluse treppidele ja nõuavad kindluse sees oleva türanni lahkumist ning keelduvad ise ära minemast. Ja imekombel see lähebki korda, türann lahkubki. Ja sellele järgnes enneolematu sündmuste käik maailma ajaloos. Ateena linnriigis kehtestati reformid, mis suurendasid lihtrahva võimu. Niimoodi, et ka kõige vaesemad linnakodanikud said osaleda rahva koosolekul ja seal sõna kaasa öelda linnriigi asjade korraldamisel. Aga mille poolest on see siis selline seninägematu ja enneolematu? Seni olid meil maailma ajaloos ainult kuningad, suured ja tähtsad valitsejad nagu Egiptuse vaaraod, Babyloonia, Süüria ja Pärsia kuningad, isegi Foiniikias ja Iisraelis olid kuningad. Ehk siis alati oli olnud nii, et üks inimene otsustas miljonite inimeste elu üle. Tavalise inimese arvamus ei huvitanud mitte kedagi ja neid valitsejaid peeti nii tähtsaks, et arvati, et nad on jumalad. Ja nüüd järsku ühes linnas, väikeses Kreekas, hakkavad inimesed mõtlema, et mis oleks, kui oleks teistmoodi? Et kui valitseja on kuri ja vastik, siis me ei ürita teda lihtsalt tappa ja asendada teise valitsejaga. Vaid selle asemele tuleb hoopis kogu rahva võim. Et kõik need lihunikud, kingsepad ja nii edasi, nemad on ka olulised. Nende häält, rahva häält peab ka kuulda võtma, mitte neid mutta suruma. Ja see idee, mis tekkis 2500 aastat tagasi, on ülimalt palju mõjutanud maailma ajalugu. Ja see on endiselt väga oluline ka tänapäeval. Sest kreeklastel oli selle idee kohta oma sõna. Rahvas oli kreeka keeles demos. Võim oli kreeka keeles kratos. Kui need kokku panna, saame demokraatia. Meie elame ka demokraatlikus riigis ja uskuge mind, kui me võrdleme end enamike tänapäeval maakera peal elavate inimestega või ka enamike inimestega, kes on üldse kunagi elanud, siis meie elu on kuradima hea. Ja see on seda suuresti tänu sellele ideele, demokraatiale. Ja selle eest peame olema tänulikud Ateena elanikele. Aitäh! Nii et jätame siit meelde, et Ateena linnriigis sündis demokraatia ehk rahvavõim ja demokraatia on ka meie ühiskonnakorralduse aluseks. Aga selle kõige juures oli muidugi aga. Jah, väga paljud inimesed, 10 000 inimesed said poliitikas osaleda ja sõna kaasa rääkida. Kõik kodanikud said osaleda. See tähendab, et kõik täisealised meessoost vabad põliselanikud said osaleda. Aga väga paljud inimesed ikka ei saanud. Kes ei saanud? Mida täisealised meessoost vabad põliselanikud välistab? Naised, orjad, võõramaalased, lapsed. Lapsed ei saa siiamaani valida, eks ole. Igatahes Ateena kogu elanikkonnast ainult 10–20% sai tegelikult tähtsaid ühiskonna asju otsustada. Aga kui seda võrrelda, näiteks Pärsia kuningriigiga, kus paarikümnest miljonist ainult üks inimene sai otsustada, siis see on 0,00000, ma ei teagi, mitu nulli seal on protsenti elanikkonnast. Selles mõttes pole paha. Ühesõnaga, Ateena oli demokraatlik linnriik. Aga vaatame, kuidas täpsemalt Ateenasse demokraatia toimis. Ja läheme selleks Ateenasse kohale. Nüüd me oleme sellises kohas nagu Pniks. See oli Ateena poolises see koht, kus peeti rahva koosolekut. Ehk siinsamas 2500 aastat tagasi otsustati kõige tähtsamad riigi asjad siin linnas. See oli põhimõtteliselt natuke nagu meie parlament, ainult et nagu te näete, see oli vabas õhus. Kujutage ette, kui meie Riigikogu peaks töötama vabas õhus, Eesti kliimas. Selles mõttes muidugi ka ei ole nagu parlament, et parlamenti me valime oma esindajad, aga siin käisid kõik kodanikud ise kohal ja hääletamas. Selles mõttes on see jällegi sarnane tänapäevase rahvahääletusega,
aga päris selle moodi see ka ei ole. Aga kes siis võisid rahvakoosolekust osa võtta? Kodanikud, eks ole. Arvatakse, et Ateenas võis tol ajal olla kodanikke umbes 30 000, aga otsuse vastuvõtmiseks pidi olema umbes 6000 kodanikku kohal. Ega see plats siin väga suur ei olegi, nii et väidetavalt siia umbes 5000 või 6000 inimest mahubki, kui kõik seisab. Kõik kodanikud võisid siis rahvakoosolekult sõna võtta, pakkuda välja mingi seaduse või pakkuda välja, et minna sõtta kellegi vastu või sõlmida rahu. Kui jutt meeldis, siis karjuti toetavalt, kui ei meeldinud, vilistati välja. Ja siis käte tõstmisega hääletati, see, mida enamus toetas, hakkas kehtima seadusena, või kui otsustati sõja ja rahu üle, siis mida enamus toetas, see sündis. Aga rahvakoosolekul võis olla 10 000 inimesi. Kui need kõik korraga karjuvad, siis ei saa ju midagi tehtud. Mõningaid olulisemaid asju saab otsustada. Aga kes need otsused ellu viib ja kes tegeleb detailidega? Seepärast oli vaja mingit väiksemat kogu inimesi, kes esindaks rahva huve igapäevaselt ehk rahvaesindajaid. Ja ka ametnikke ehk riigiteenistujaid, kes korraldaks riiklikult olulisi asju. Kes meil tänapäeval rahvaesindajad on? Riigikogu liikmed, eks ole. Ja milliseid riigiteenistujaid või ametnikke te meil Eestis teate? Ilmselt teate peaministrit ja presidenti ja ministreid, eks ole. Kreeklastel olid natuke teised ametid, aga sisuliselt samad. Ja nagu meil võib igaüks saada peaministriks, kui ta saab piisavalt teiste kodanike toetust, siis kõigil Ateena kodanikel oli võimalus nendel kohtadel teenida. Selle eest maksti ka palka. Aga miks palka? Sest et kui sa oled näiteks lihunik, siis sa ei saa ju samal ajal peaminister ka olla, veriste näppudega mingitele tähtsatele paberitele alla kirjutada ja teiste riikide peaministritega kohtuda, eks ole. Ikka tuleb mingi viisakas ülikond selga ajada, on ju. Ja kui ta peaministrina oma lihunikutööd teha ei saa, siis jääks tema pere ju nälga, on ju. Seepärast pidigi ametnikele ka palka maksma. Aga kuidas neid rahvaesindajaid ja kohtunikke ja riigiametnikke valiti? Mis oli Ateena demokraatias huvitav, on see, et Ateena demokraatias rahvaesindajad, kohtunikuid ja enamik riigiametnikke valiti loosi tõmbamise teel. Kuidas meil valitakse? Meil on valimised, eks ole. Poliitikud kandideerivad näiteks Riigikokku ja topivad terve linna plakateid täis ja siis inimesed tulevad ja hääletavad, kes saab neid esindama Riigikokku. Ja need plakatid on kallid ja raske on saada nii tuntuks, et tuhanded inimesed sinu poolt hääletaksid ja seetõttu ongi meil Riigikogus enam-vähem kogu aeg samad näod. Aga kuna ateenlased tõmbasid loosi, siis see tähendas, et igaüks võis saada rahvaesindajaks või ametnikuks, ka väga vaesed ja täiesti tundmatud inimesed. Muuseas, selle loosimise jaoks oli kreeklastel selline eraldi masin. Ja selle jaoks olid iga inimese nimega sildid. Ja siis põhimõtteliselt need sildid pandi siia masina piludesse. Ja siis võeti kauss valgete ja mustade kuulidega ja kallati ülevalt august sisse. Ja need kuulid vajusid siis suvalises järjekorras siia torru ja siis vastavalt kuulide värvile määrati, kes osutusid valituks. Ja siis näiteks, kui minu nimesilt oli siin valge kuuliga reas, siis ma osutusin valituks ja mu nimi loeti ette ja minust sai näiteks rahvaesindaja. Aga õnneks see loosi tõmbamine ei olnud siiski päris nii, et inimene ise üldse ei taha, aga siis järsku tuleb väike üllatus! Sulle naeratas loosiõnn, mine nüüd tööle rahvaesindajaks. Loositi ikkagi nende seast, kes olid nõus osalema. Mõned üksikud ametid olid siiski valitavad. Need olid eelkõige sellised ametid, kus oli vaja erilisi oskusi, näiteks väejuhid ehk strateegid. Sellesse ametisse saamine nõudis seda, et sul on aega ennast harida ja arendada enda juhtimise ja sõjakunstide alaseid oskusi. Ja et sa oled piisavalt rikas ja tuntud inimene. Ja mis te arvate, mis ühiskonnakihi hulgast peamiselt nendesse ametitesse valiti? Eks ikka aristokraatide hulgast. Kui paljudes teistes Kreeka linnriikides oli aristokraatidel palju võimu ja parem positsioon kui tavalistel kodanikel, siis Ateenas oli demokraatia ja seetõttu oli aristokraatidel samasugune hääleõigus nagu lihtrahval. Aristokraatide ainus erinevus Ateenas oli selles, et neil oli palju raha ja nad olid pärit jõukatest peredest, mistõttu nad said spetsiaalselt õppida näiteks väejuhtimist, aga ka seda, kuidas rahvakoosolekul võimalikult mõjukalt rääkida. Sest 6000 inimese ees enda kuuldavaks tegemine ei olegi ilmselt väga lihtne.
Mis te arvate, kas teie saaksite sellega hakkama? Mõni inimene võis olla demokraatiale ohtlik, näiteks keegi, kes tahtis kogu võimu enda kätte saada ja türanniks hakata, mis oleks tähendanud demokraatia lõppu. Selleks, et seda vältida, võidi korraldada salajane rahvahääletus, kus kõik pidid kirjutama selle nime, kelle nad tahtsid maalt välja saata. Ja kirjutati ostrakonile ehk savinõukillule. Ja miks savinõukillule? See oli kõige odavam materjal, sisuliselt prügi, põhimõtteliselt nagu mingile tšeki-nutsakule kirjutaksid. Need visati hunnikusse ja pärast loeti kokku. Kelle nime saadi kõige rohkem, see inimene saadeti 10 aastaks linnast välja. See võis olla hea asi, kui suudeti sellega vältida kellegi kurja kavatsusi. Aga mõnikord võis juhtuda ka seda, et mõni poliitik tegi julgeid ja vajalikke otsuseid, aga esialgu see rahvale ei meeldinud, teda hakati vihkama ja tema vastased üritasid temast siis niimoodi lahti saada ja linnast välja saata. Aga nii palju siis Ateena linnriigist praegu. Teeme väikese kokkuvõtte ka. Esiteks, Ateena linnriik oli demokraatlik linnriik. Teiseks, linnriigi poliitikast said osa võtta kodanikud. Kodanikeks olid täisealised vabad põliselanikest mehed ehk ainult 10–20% Ateena rahvastikust. Seetõttu ei olnud Ateena demokraatia tänapäeva mõistes õige demokraatia. Kolmandaks, kodanikud said osaleda ja hääletada rahvakoosolekul. Rahvakoosolekul võeti vastu seadusi, valiti rahvaesindajaid ja ametnikke ning kuulutati välja sõda ja rahu. Neljandaks, enamik rahvaesindajaid ja ametnikke valiti loosi teel. Väejuhid ehk strateegid valiti ametisse hääletusega. Viiendaks, väejuhtideks valiti enamasti aristokraadid, kellel oli rohkem aega poliitikaga tegeleda. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni järgmistes videotes!